Veel üks droon tabas Rumeeniat, seekord on see Ukraina oma, kuid siiski võib selles olla ka Vene käsi mängus. Teeme selles küsimuses selgust. 5. juunil plahvatas Ukraina droon Rumeenia Konstantsa sadamas Mustal merel pärast seda, kui see oli Ukraina kontrolli alt väljunud Vene elektromagnetiliste häirete tõttu. Tegu on Magura nimelise meredrooniga. Sellest ajast, kui ukrainlased neid kasutama hakkasid, on mõned neist jõudnud Musta mere igasse nurka, sealhulgas ka venelaste kätte. Mõni päev varem, 29. mail, tabas hoopis Vene droon üht kortermaja Rumeenias Galatsi linnas, vaid mõne kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Mõlema juhtumi puhul on 2 peamist oletust. Esimene on see, et droonid satuvad elektromagnetiliste häirete mõju alla ja jõuavad juhuslikult Euroopa riikide territooriumile. Teine oletus on, et tegemist on Venemaa tahtlike tegevustega, et testida Euroopa kaitsevõimet ja nende reageerimisvõimet. Näiteks mai lõpus Galatsis kortermaja pihta toimunud droonirünnaku puhul. Rumeenia sõjaliste analüütikute rühm Geetika hindas, et trajektoori, lennukõrguse, vältivate manöövrite ja radarite eest varjamise põhjal võib eeldada, et rünnak oli tahtlik. Sellele lisandub veel üks detail, mis pole eriti julgustav. Medvedev, Venemaa julgeolekunõukogu aseesimees, kes on tuntud oma agressiivse ja provokatiivse tooni poolest Euroopa riikide suhtes, uuendas oma verbaalseid rünnakuid. Tema seisukohalt toetab Euroopa Liit Ukrainat. Seega ei ole selliste juhtumite eest vastutav Venemaa, vaid Euroopa riigid, ning ta väitis, et see oleks alles algus. Aga miks just Rumeenia? Isaks humanitaar- ja sõjalisele abile võib Rumeenia koos teiste Euroopa riikidega Venemaa tarritada ka energeetilisel tasandil. Riik arendab Deep Neptune'i maagaasi kaevandamise platvormi oma territoriaalvetes Mustal merel. Tänu sellele infrastruktuurile võiks riik konkureerida Vene gaasiga, mida mõned piirkonna riigid ostavad endiselt alternatiivide puudumise tõttu. Kuni hiljutise ajani püüdis Rumeenia valitsus vältida drooniintsidentidele tähelepanu pööramist. Isegi endine Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Zalužny rääkis, kuidas Rumeenia sõjaväevõimud olid temalt varem palunud, et ta ei räägiks Rumeeniasse sattuvatest Vene droonidest. Kuid nüüd on need juhtumid sagenenud ja üldiselt on Euroopa Liidu hoiak muutunud üha vähem sallivaks. Lisaks hakkavad droonid tekitama üha suuremaid kahjusid, nagu viimases juhtumis Galatis, kus 2 inimest sai vigastada. Kokkuvõtteks, kui panna kõik need asjaolud ritta, muutub tõenäolisemaks hüpotees, et need viimased juhtumid on venelaste poolt tahtlikult põhjustatud, eriti arvestades sündmuste ajastust. Aga teie, mida teie arvate? Nagu tavaliselt leiate rohkem teavet kommentaaridest või kirjeldusest.